Jõu! Tere tulemast tagasi mu kanalile, aga kui sa oled uus, siis minu nimi on Lotta Loreen. Ja sa kindlasti võiksid mind subscribe ida. Ma olen kohvri ees. Miks ma olen kohvri ees? Ma lähen reisile. Ma lähen Greta saarele. Ja mõtlesin, et davai, et kuna ma niigi toodan väga vähe videoid. See on hea võimalus teha midagi üldse üle pika aja ja siis minna kuskile siduda YouTube'i ja videoga tundus tohutult hea plaan minu jaoks. Nii et loodame, et see ka läbi läheb. Ja ma mõtlesin, ma alustan videot juba täna. Peaks hommikul hakkama teile seletama kõike, kuhu ma lähen. Ma ei jõua seda väga teha. Mul on nimekiri, seda pole vist näha, kus on vähemalt 15 punkti, mis mul siin Makeupis ei ole. Ma lõpetan praeguseks siinkohaks ära tänaseks ja homme on meil väljasõit kell 7:30 Riia lennujaama, sest et kell 1:30 väljub sealt lennuk, kui teid kedagi üldse huvitab. Näeme hommikul, kui ma olen väga-väga väsinud. Head ööd, head õhtut. Davai. Hommikust. Kell on 7. Ja nagu ma ütlesin, siis ma vihkan seda hommikut. Tere hommikust! Ootame oma lendu. Ma olen nii vihkanud filmida avalikus kohas. Meie lennuk, ma arvan, läheb sealt vahest. Aga me ei ole kindel. Oleme jõudnud lennukisse. Palav on tegelikkuses. Mis ma panen üliseda? Hi, hello, väike update. Made it to the hotel. Põhimõtteliselt oli niimoodi, et me olime lennujaama pidi tulema nagu transfer siis selle hotelli poolt, kuhu me nüüd tulime. Ja me ootasime nagu mingi 40 minutit ja teda ei tulnud. Ja põhimõtteliselt miks teda ei tulnud oli see, et kuna meie lend hilines lihtsalt 15 minutit, siis ta läks minema. Aga sa olid nagu mingid vennad, nagu kes ootasid nagu inimesi meiega sama kaua, kes ei läinud nagu nii ruttu ära kohesõnaga. Me siis pidime tulema taksoga. Nüüd ma tulin siia ujuma, ma juba käisin oma SR ujumisel ära, sest et ma saan aru, et ma vajan seda ujumist. Põhimõtteliselt see on ala, kus me oleme. Seal on mingi baar, ma ei ole veel täpselt vaadanud. Ja nüüd ma arvan, me sööme ära ja siis me hakkame mõtlema, mida me järgmistel päevadel kõike teeme, sest et ma arvan, et ma ei suuda, ma ei jõua iga päev, nagu ma saan arutada puhkusereis, aga et ma ei jõua vist siin istuda kogu aeg, ma tahan midagi teha, avastada. Meil on meri ka siin samas, see on mingi vist nagu 100 meetrit. Tere päevast! On järgmine päev. Praegu me liigumegi ranna poole, et päevitada. Ma kavatsen saada väga pruuniks ja ära kuleda. Homme me võtame auto ja läheme tripime autoga. Veidiga ümbrus teile. Põhimõtteliselt, sinna jääb mingi poodi, siin on kiri ja meri. Ja vaat siuke. Ja nüüd me siit liigume. Ja lennukid lendavad kogu aeg. Olen vahetanud nahavärvi. Tänane me läksime randa. Olime seal mingi 3,5 tundi. Ja see vesi, käige nii pekki. Ja ma lihtsalt nagu nautisin. Me ostsime ujumisprillid.
sellepärast, et esiteks see vesi oli nagu nii soolane, et silma näeb, sa ei saa vähemalt nagu, sa ei saa oma silmi enam lahti teha ja suhu läks kogu aeg. Näeme siis homme. Näeme homme. Hommikust tere päevast. Täna on kell 10:36 ja meie alustame oma seiklusrikast autoreisi tänase päevaga. Just sõidame esiteks 2 tunni kaugusele Kaaniasse, mis on nii-öelda Kreeta kõige ilusam vanalinn. Käime seal. Oleme jõudnud oma imelise reisiga Kaania linnakesse. Jõudnud mere äärde, mis siis öelda sadamasse või sadama kuhugi kohakesse, kus mere ääres on kõik toidukohad. Väike vaade teile. Siin on kõik inimesed ja see läheb sinna taha välja, läheb kõik. Ja tere hommikust. Päike on väga hele. Ere. Et ma teid väga ei näe, kuhu ma üldse räägin. Täna me läheme ühte Kreeka, ma ei tea, sellesse valgesse linna, nende valgete majadega, mis on veel ilusam kui see, kus me eile käisime. Ja siis me lähme Seusi koobastesse. Hakkame minema. Nüüdseks me oleme siukses kohas nagu Seusi koopad, Dikteoni koopad. Siia sõit oli niimoodi, et kui sõitsime üles nagu mägedas nagu lihtsalt siksakitasime järjest ülesse. Niimoodi, et üks hetk enam alla väga ei soovinud vaadata. Ja tee ääres oli mega palju nagu neid taverne, mega ilusad mingi lilledega, taimedega, nagu, mis need jooksevad sealt nagu katuse pealt, nagu siuksed rohelised taimed, see oli mega ilusad. Võtame selle Dikteoni koopa üle. Nüüd me oleme jõudnud Kritsa linnas, mis on populaarne selle vanalinna tõttu. Tervist! Käes on õhtu. Seal on päikeseloojang, seal on kirik. Ma tulin enne õhtusööki väiksele kõnnakule, sest et ma tundsin, et ma vajan veel kõndida. Me küll täna kõndisime palju, aga ma tundsin, et ma vajan midagi veel. Ja nii ma olen siin. Vaadake seda. Käisin ujumas just mingi pool tundi. Ma käisin nagu basseinis, hotelli basseinis. Siis ma tundsin, ma tahan midagi veel teha, sest et me täna otseselt ujuda ei saanud. Me käisime ühes kohas. Siin ongi jutt sellest. Tahtsin minna Poulisma Beach. Mingi ilus, ma ei tea, pidi väga äge olema. Me sõitsime sellest kogemata mööda. Me ei saanud aru, et me isegi mööda sõitsime. Me sõitsime mingi muu ranna juurde. Ja läksin, mõtlesin, okei, davai on ju, saan nüüd ilusat randa. See oli väga must rand. Ma käisin seal ujumas küll, aga see on nagu see. Kui me käisime üleeile ujumas nagu siin hotelli lähedal, siis oli niimoodi, et ma olin ujumisprillidega vees ja nagu ma nägin kõike selgelt. Aga nüüd täna seal rannas oli nagu päris must, ehk ma ei näinud väga hägune, seega ma olin nagu ei, see ei ole see rand. Näitan teile vaadet siis ka. No mida helle. Mega nunnu. Siin on jälle mingi toidukoht. Jälle supermarket, mingi excursion ja värk. Siit jookseb nagu peatee. Ongi see, et mul pole nagu mitte midagi öelda. Lihtsalt nagu vaadake. Tere päevast, tere hommikust. Praegu suudme randa. Tänane päev ongi siuke rannapäev. Täna on laupäev. Nii et meil on jäänud veel laupäev, pühapäev, esmaspäev ja teisipäeval kella 6:05, kahjuks läheb juba 5. Läheb lennuk. Päike juba lõõmab, leike on seljas. Rand, kus me käime, see on meist süke, ma ei tea, mingi 5-7 minuti kõndimise kaugusel. Kui sa ei jälgi, mis toimub, siis sa jääd autobussi motika rolleri alla. Siin me nüüd siis kõnnime, siin ma käisin jälle õhtul, mäletate? Nii me oleme siin. Tere, on pühapäeva õhtu ja mul on teile midagi näidata. Mul on teile midagi, nagu te ei ole valmis. Oh my god, midagi saab nii ilus olla. See on kirjeldamatu, kui ilus saab üks asi nagu olla ilus. Out of this world, nagu
see on nii nunnu kirik. Ja see on täpselt siin nagu mere ääres. Ehk see nagu sobib siia nagu nii hästi. Tere õhtust! Mulle meeldib, et ma filmin tavaliselt ainult õhtuti ja päeval mitte. Ostsime kõik igasuguseid viimaseid asju, mida vaja osta, igasuguseid oliivi tuhandetes, ma ei tea. Ja siis me käisime viimase õhtu puhul ka söömas. Ma panen pilli ka siia, et nagu midagi te vähemalt saaksite aru peale enda lõusta. Ma võtan sisse kõiki, mida veel võtta annab. Tere! Kätte on jõudnud teisipäev, meie lahkumise päev. Me lahkume hotellist 40 minuti pärast. Kell 12 visatakse on nagu check-out hotellitoast. Ja me küsisime, et kas me saame kauem olla. No, you can't. Me olime okei, selge. Ja me põhimõtteliselt teised istuvadki hotelli foajees. Seda teevad vist päris paljud seal. Lihtsalt istuvadki, sest sul pole mitte midagi teha. Kell 5 läbi läheb meil lennuk. Saarele ma panen punktisüsteemi, 10 palli süsteemis 6,5. Mega palju võtab punkte maha see, et see saar on liiga suur, et seda avastada nädala ajaga. Et siin peaks olema, ma ei tea, 2 nädalat ja siis sul tõesti mingi nädala aega auto äkki või? Ma ei tea. Muidugi ilus, mega ilus. Jaa. Hi! Sellest videost on möödas juba nüüd natuke vähem kui kuu aega, käes on september. Mis ma selle video lõppu veel ütleks, et ongi, et koht mega äge, soe, mõnus, inimesed, kõik väga hea, aga lihtsalt saar jäigi ise natuke liiga suureks ja täielikult avastada, et sa näed nagu kokku võib-olla üldse sellest kõigest olla veerandit või isegi veel vähem, kindlasti veel vähem. Ja kõik muu jääb nagu avastamata. Kindlasti saab rohkem avastada, ongi võtta auto rohkemateks päevadeks ja jääda ise sinna kauemaks. Ma muidu ühtegi halba sõna ei ole. Inimesed, toit, rahvas, kultuur, kõik on ja oli väga äge. Kui sulle meeldis see video, siis pane like ja subscribe. Näeme varsti. Ma loodan, sulle meeldis see.